Austatud Riigikogu aseesimees, lugupeetud saadikud, head külalised ja inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel. Olen Jana Kusanova, rahvaalgatuse autor ja mille eesmärk oli taotleda toidukaupadele kehtiva käibemaksumäära vähendamist. Igapäevast leiba teenin Wise'is pettuste tõkestajana ja lisaks töötan aeg-ajalt ka toiduvaldkonnas erakokana. Algatus kogus ligi 100 000 allkirja ehk tegemist on kõige rohkem allkirju kogunud rahvaalgatusega Eestis. See tähendab, et kallite toidukaupade hind puudutas väga paljusid meie inimesi. Aga ma alustan võib-olla algusest, et kust selle petitsiooni mõte üldse tuli. Ma olin Eestist talvel eemal 4 kuud ja tagasi tulles läksin poodi ja selle toidukorvi sisu mul suurt ei muutunud. Ma on oma rutiin, aga ma täheldasin, et toidukorvi maksmus oli korralikult muutunud. Et oktoobris mul kulus keskmiselt toidukorvile 100 eurot ja suve hakul oli see umbes 150 eurot. Ja ma mõtlesin, et mis juhtus siis poole aastaga Eestis. Viimaseks piisaks karikasse sai mu sünnipäeval väga elav arutelu toiduhindade üle. Tõdesime, et toiduhinnad on tõepoolest paari aastaga kasvanud peaaegu üle 40%, aga palgad ei ole ju kaugeltki järgi jõudnud. Mõtlesin, et okei, et mina saan küll nagu hakkama oma palgaga, aga kas hakkama saamine peaks olema ühes Põhjamaadega kõrvutavas riigis omaette eesmärk? Ja mis saab nendest, kellel ei ole selliseid võimalusi nagu minul, kuidas elavad pensionärid, üksikvanemad või miinimumpalgalised? Ei tasu unustada, et Eestis elab suhtelises ja absoluutses vaesuses 25% elanikest. Pea iga 4. inimene meie ühiskonnas on vaene ning tal on raskusi enda ülalpidamisega, tal on raskusi endale toidu lubamisega. Üha rohkem näeme tänavapildis ka vanemaid korralikke inimesi, kes on sunnitud korjama pudeleid, sest nad ei tule toime. Aga need on ju ometigi kellegi vanemad, need on ju ometi kellegi vanavanemad. Ma ütlen ausalt, et ma poleks ealiski uskunud, et aastal 2025 ma pean rääkima Eestis sellest, kus inimesed rälgivad. Seda tõdemust kinnitab ka suurenenud toidukaupade varguste arv. Kui majanduslik olukord ühiskonnas halveneb, kipuvad aina rohkem levima ka ebaausad võtted ellujäämiseks, sest inimeste surve ja meeleheide on viidud viimase piirini. Seda näen ma ka läbi suurenenud pettuste arvu oma igapäevatöös. Raskel ajal on ka inimese psüühika haavatavam, ta usub kergemini pettustega seotud kaasnevate ilusate lubadusi. Ja seetõttu on eriti oluline pöörata sellistel aegadel tähelepanu inimeste toimetuleku toetamisele ja põhivajaduste tagamisele. 1. juulist tõusis Eestis käibemaks 24%-ni. See on Euroopa Liidu riikide seas üks kõrgemaid ning erineb selgelt enamus liikmesriikide praktikast. Nüüd, kas on õige, et riik täidab oma kukrut kõige elementaarsema põhivajaduse ehk toidu pealt pea veerandi ulatuses? Ja ei tasu unustada, et käibemaksu tõus toidukaupadele tabab kõige valusamalt just väiksema sissetulekuga inimesi, sest nemad kulutavad proportsionaalselt suurima osa oma eelarvest just nimelt toidule. Olen viimase paari kuu jooksul andnud mitmele välismaa väljaandele intervjuusid ja neist kõigil on suuremal või vähemal määral mure ning küsimus, et kuidas te siin Eestis üldse hakkama saate? Täpselt sellise küsimuse esitas mulle Saksamaa ajakirjanik ja hiljuti andsin intervjuu ka ühele Prantsusmaa väljaandele, kes ütles, et ta käis hiljuti Jaapanis. Ütles, et Jaapanis oli täitsa lahe olla võrreldes Eestiga. Prantsusmaaga ta ei hakanud paralleele isegi tooma. Lisaks, nagu eelnevalt ka mainitud, veedan ma mõned oma töötunnid ka köögis ja suhtlusringkonnas mul väga palju inimesi, kes tegutsevad toiduvaldkonnas. Nende seas on hirm tuntav ning mure suur. Nüüd viimase paari kuuga on ainuüksi Tallinnas uksi sulgenud 5 keskmisest tuntumat toiduettevõtet, mis meie toidumaastikku suuremal või vähemal määral rikastasid. Selleks oli Heidi Park kondiiter, restoran 38, Pärrot, Peetruud, Mood ja Lahepere villa. Mul on enda toitlustusteenuste ettevõte, mille käive on eelmise ja tänase aasta võrdluses langenud ligi 75%. 50% langust oma toitlustusettevõttes tõdes ka just sel nädalavahetusel üks minu Eestis elav Soome kolleeg.
Mu hea sõbra Jarno restorani käive oli selle aasta septembrikuus 2 korda väiksem kui eelmise aasta oma. Mu üks teine kolleeg pidi sulgema oma restoranis eelmise aasta pagari osakonna, kuna pagaritoodete tootmise jaoks olevad toorained muutusid jaburalt kalliks. Pagaritoodete maksmus jõudis Šveitsi tasemele ja Eesti inimene oma palgaga ei osta 3 eurost croissanti, mida näiteks Pariisis saab kätte 1,50-ga. Olgu ta võine ja õhuline, kuid tahes. Rääkides ka paljude restorani omanikega, on nad täheldanud ka üleüldist tarbimisharjumuste muutumist oma kundede puhul, kes veel restorani külastada jaksavad. Keskmine arve on kõvasti madalam, sest paljud käigud võetakse jagamiseks ja restorani külastus ei paista olevat enam iganädalane kultuuri- ja seltskonnaelamus, vaid restorane külastatakse ainult mingi suurema sündmuse puhul. Just kui peaks nagu midagi väga erilist juhtuma, et inimene endale restorani külastust saaks lubada. Aga see on kardinaalselt erinev sellest, kuidas restorani kultuur toimib mujal Euroopas, kus väljas söömine on elu loomulik osa, mitte luksus. Nüüd, kuidas on siis nii, et kõik teised ümberringi paistavad hoomavad meie väga kalli toiduhinna probleemi, aga meie valitsus Reformierakonna juhtimisel nagu üldse mitte? Sest tõepoolest, me oleme ainus riik Euroopa Liidus peale Taani, kes ei kehtesta toidule käibemaksu erisusi. Lisaks endiselt juhime ka inflatsiooni edetabelit, olles selles arvestuses euroala liider. Küll aga on Euroopa Liidus praegu selgelt näha suund, kus inflatsiooni ohjeldamiseks välditakse uute maksude kehtestamist ning mitmes riigis on otsustatud hoopis makse alandada, et inimeste ostujõud säiliks. Rootsi valitsus plaanib uuel aastal vähendada toidukaupade käibemaksu poole võrra ehk 6%, sest Rootsi majanduskasv on peatunud maksupoliitikaga seotud ebakindluse tõttu. Soomes arutatakse toidukäibemaksu vähendamist 14% 13,5%. Ning valitsuse eestvedamisel toimuvad läbirääkimised kaubandusettevõtetega, et tagada maksulangetus ka hindades. Ma pööran teie tähelepanu sellele, et me räägime siin 0,5%. Kõik Soome poeketid on seda ka lubanud, et maksulangetus peegeldub otseselt ka hindades. Eestis seevastu aga väidetakse sageli, et toidu käibemaksu langetamine ei avaldaks märkimisväärset mõju toiduhindadele. See väide väärib põhjalikku analüüsi, sest teiste riikide kogemus näitab, et hästi kavandatud maksumeetmetega on võimalik nii inflatsiooni leevendada kui ka inimeste ostujõudu toetada. Ja muide ka meil on kõige suuremad poeketid kinnitanud, et kui käibemaksu alandatakse, peegeldub see ka otseselt toiduhindades. Käibemaksu määra langetamine toidukaupadele annaks leevendust mitmes olulises valdkonnas. Näiteks suurendaks eluks hädavajalike kaupade kättesaadavust, vähendaks sotsiaalset ebavõrdsust, pidurdaks inflatsiooni, toetaks loomulikult ka põllumajandust ja kohalikku tootmist ja tagaks kvaliteetsema kooli- ja lasteaiatoidu, teeniks rahvatervise huve ning elavdaks meie toidu- ja restorani kultuuri ja toiduturismi. Need on minu arvates kaunid eesmärgid. Aga nüüd, kui minna väga isiklikule tasandile ja vaadates asjale puhtalt inimlikust ja emotsionaalsest aspektist, siis minu jaoks on toit ja toidu tegemine alati olnud teie elu mõtestamiseks. Ma mäletan enda lapsepõlvest, kuidas läbi toidu tegemise rääkis mu ema kaugetest sugulastest, keda mul selle elu jooksul näha ei õnnestunud. Seega toit ei ole minu jaoks lihtsalt kütus, see on kultuur, identiteet, mis on põimunud sügavale mälestustesse. Toidud on imetabane oskus tekitada emotsioone, luua mälestusi ning siduda inimesi. Ma usun, et sellised tunded toidu osas ei piirne ainult minu isikliku kogemusega. Lisaks saab toitu mingil määral siduda ka poliitikaga, sest iga suutäis on justkui hääle andmine kohalikule põllumehele, tööstusele, ökosüsteemidele ja meie tulevikule. Riik, kes seisab solidaarsus oma rahvaga, ei saa oma eelarvet täita esmavajaduse arvelt ehk toidu pealt teenitud rahaga. Üha enam kallinev toidukorv ei ole pelgalt kontrolli alt väljunud majandusnäitale, vaid see on hoop meie igapäevasele toidulauale, inimväärikusele ja tervisele. Viimase aja toiduhinnad ei luba paljudel inimestel endale kindlustada igapäevaselt tervislikku kõhutäit. Lisaks ei ole hinnapoliitika enam ammu võimaldanud toidul kanda seda rolli, kus ta on kultuuri osa, pärand ja meie lugu.
Viis, kuidas hoiame elus sidet põlvest põlve. Lapsepõlve maitsed, vanaema retseptid, pühade praelõhnad ja sünnipäevatordid. Mu soov on, et selles valdkonnas ei peaks meist mitte keegi kompromisse tegema. Piisav toidu olemasolu ja selle kättesaadavus on otseselt seotud inimväärikuse tagamisega. Toiduained kuuluvad iga inimese esmavajaduse hulka ning nende kättesaadavuse piiramine kõrge maksukoormusega tähendab otseselt inimväärsete elutingimuste riivet. Sellest tulenevalt panen ma kõigile teile südamele, et te näeksite seda vajalikkust langetada toidukaupadele käibemaksumäära, et tagada igale inimesele parem ligipääs esmavajalikule toidule, vähendada majanduslikku ebavõrdsust, toetada rahva tervist ning täita riigi põhiseaduslikku kohustust tagada inimväärsed elutingimused ja kaitsta inimväärikust. Ma tänan teid tähelepanu eest.